mingis kontrollmängus, kus fännid käsksid mehel lapi võtta ja põrand puhtaks püükida, siis minu meelest see mees võiks endale selgeks teha, et Kalevi mänge enam vilistama ei tule. Sest ma olen nõus seda mängu analüüsima koos kohtunikega 40 minti. Ma olen nõus raiskama kas või ühe päeva. Minu hinnangul oli see õudusruudus, mis mehed väljakul tegid. Mitte see ei ole kaotuse põhjus, aga nad tegid õudusruudust tööd. Ma võin seda väljendada nii, et kui meie omad mängisid ilusti, panid kõik jooned kinni, joosti sisse, Gert Torvet kukkus maha, Matsalu arvas, et mees teeskleb. Ja seal kuradi ma Allingu ja kuradi, ütleme, ainult kallistasid, me pikki ei lasknud, nagu öeldakse, palli saada ja mitte ühtegi viga ei vilistatud. Et see nagu on niuke asi, mis tuleks ikkagi silmnähtavalt tuleb ära vilistada. Sa ei saa meest kinni hoida, korvpallis sa ei saa, sa pead jalgadega mängima. Kätega sa korvpallis mängida ei saa. Ja nii kaua, kui seda lastakse teha, siis mul kahjuks on nii pehmed viied, kes ei suuda isegi ära siduda või kuradi öeldakse, nii nimetatud, pane talle üks kuradi nätakas sinna kuradi kahe kotiga, kahe jala vahele, et enam ei hoia sind kinni. Ega siis, kui lastakse hoida, ega siis need mängumatsid... Aga ühel pool lastakse, teisel pool ei lasta midagi teha. See on see kogu vahe. Et siin on nagu see, et Matsalu mul ennem ka vilistanud. Ja ma võin öelda, et mehel on mingi isiklik viha ja ma tean teda aastast väga ammu, kui tal oli isiklik viha terve hooaeg minu vastu. See asi tuleks nagu ära unustada, ta peaks tegema oma tööd, mitte kuradi ma isikliku viha välja valama. Vist saab trahvile, seal on see tehti. Siis. Ma olen nõus analüüsima nendega teda mängu ja las tõestavad mulle, et neil oli õigus.